Linnatund. Tere, heal raadiokuulaja, tulemast tagasi kuulama Viljandi Linnatundi. Ja nagu ma ennist ütlesin, siis nüüd me hakkame rääkima fotovõistlusest. Ja nüüd on mul siia stuudiosse tulnud Viljandi linna raamatukogu huvijuht Anneli. Tere! Tervist! Fotovõistluse nimi on siis, või siis pealkiri on, et ma ei ole kohatu. Et mis see pealkiri nagu endas siis hõlmab? Tundub, et selline keeruline, eks ole, et nagu kaheti mõistetav, aga võib-olla ongi hea, kui pealkiri on selline, mis paneb mõtlema, et mida siis täpselt sellega nüüd öelda on tahetud, kuidas sellele reageerida. Meie eelkõige selle fotokonkursiga, mis on mõeldud siis 14–19 aastastele noortele, mõtlesime seda, et näita meile, kus sa oled, kus on sinu koht, et sa ei ole ju kohatu, et kus sa veedad oma päeva, kus sa leiad inspiratsiooni, kus sul on hea olla. No just nimelt mitte kohatu kui selline, vaid see, et kus su koht, et mis see asupaik, et kus sa oma aega veedad, saan ma õigesti aru täpsemalt? Täpselt, jah. Ja vahel võib-olla ongi nagu, mis selle intriigi toob ka sinna, et mõeldakse, et noored nagu peaksid olema kas koolis, huviringis või siis kodus ja siis, kui nad on nagu kuskil mujal, siis tundub, et kas see on natukegi kohatu. Aga jah, meie peame siiski seda silmas, et näita meile, kaardistame ära selle Viljandi, kus sul on tore, kus on sinu koht. Selle jaoks ongi ju konkurss oluline, et see on nagu noorele inimesele ikkagi selline eneseväljendusvõimalus samuti. Ja väga fotovõistluse puhul tundub, et isegi nagu lihtne võimalus, sellepärast, et me kõik lõpsime, eks ole, et kõigil on telefon taskus ja et see on nagu selline igapäeva loomulik osa, aga et sa mõtesta see enda jaoks, et mida sa pildistad, mida sa meile saadad. Et sellepärast on ka nii, et selle fotokonkursi juures tahetakse, et oleks väike selgitus, miks, mis vastaks sellel küsimusel, miks sa selle saatsid. Eks siis, kui me juba kuu lõpus hakkame neid töid vaatama, siis tuleb kindlasti ka selline žürii hindamine, siis tuleb ka selline avalik hinnangu andmine, et Facebookis saavad siis kõik teised inimesed osa ja oma lemmikud ära märkida. No, kõlab väga põnevalt, kindlasti noored kutsume teid osa võtma siis fotovõistlusest Ma ei ole kohatu. Kas ma saan aru, et sellel on ka selline soov pärast neid pilte või seda konkurssi siis tekitada arutelu? Täpselt. Ja milles see arutelu siis võiks nagu seisneda? Me juba suve hakul mõlgutasime mõtteid ja tegime selliseid avatud dialoogvestlusi, kus rääkisimegi sellist, et kui laste ja noorte sõbralik linn on Viljandi, et me oleme kunagi saanud selle tiitli, aga et mis selle tiitli taga on, et me harjume ära loosungitega, aga et vaatame nagu kaugemale või sügavamale, et mis selle taga on. Viljandis on suurepärased võimalused lastel ja noortel igasuguseid hobidega tegeleda, huviringid, et üle Eesti väga tuntuid häid koole on meil, aga et kui sellist linnaruumi vaadata, et mis pilt meile sealt tuleb ja et seda tahaks ka, et seal ongi nagu hea, et kui sul on alguseks üks foto ja et kuidas sa sealt edasi liigud, et kuidas sa seda mõtestad, siis ongi, et kui selle näituse avamine on 27. oktoobril, et siis ühtlasi ka tahame sellise avatud vestlusringi teha, kus me saame oma mõtteid jagada. Kui on nimi, et fotovõistlus, siis on ju võistlus ja see tähendab, et on mingisugune auhind ka. Kas on mingi auhind ka välja pandud? Meil on raamatukogu poolt on siis kliki üks selline kinkekaart, et kui sa tegeled fotograafiaga, et ehk saad nagu üht-teist endale midagi juurde saatada, aga me peame hästi oluliseks seda, et oleksid erinevad elamusauhinnad. Et võib-olla sa saad ennast tänu nendele täiendada, oma emotsioone laadida, nii et nende koostööpartneritega, et meil osalt veel vestlused käivad, aga et Loov Viljandi on siin oma õla alla pannud ja et ma arvan, et see on nagu
kõige õigem üldse auhindamise puhul, et sa liigud edasi. Absoluutselt 100% nõus teiega. Me veame seda fotokonkurssi koos Viljandi avatud noortetoaga ja me oleme selle konkurssi läbiviimiseks saanud ka Kultuuriministeeriumilt ja Eesti Raamatukogu hoidjate ühingult toetust. Nii et jälgige siis kas Viljandi linnaraamatukogu kodulehte või Viljandi avatud noortetoa Facebooki ja kuhu on event ka tehtud. Aga siia selle teema lõpetuseks, mis võiks olla noorele see väike tõuge, et ta võtaks kätte, teeks ühe pildi, mõtestaks selle lahti või mõtestaks enne lahti ja siis teeks selle pildi? Ma arvan, et mõlemat pidi, et ega me keegi ei tea ju, et kus kohast need ideed tulevad, et kas kraaniveest või taevast või kust iganes, eks. Et ootame kõikide pilte ja miks ma veel mõtlen, et see 14–19 aastased, et miks me just teie pilte ootame, et on just see, et võib-olla teie rohkem oma iidolid leiate oma eakaaslaste seast ja tegelikult, et täiskasvanud aeg-ajalt tahaks ikkagi ka midagi äkki teie ellu juurde tuua, aga vaata ei oska. Tegelikult, et siis te peaksite seda ka ise ütlema ja fotovõistlus on väga lihtne võimalus see sõnum edasi anda. Suur aitäh saatesse tulemast! Aitäh kutsumast! Ilusat sügist, nautige seda värvimöllu, mis meil on ja ma soovin, et teile tuleks palju fotosid meie ilusast Viljandi linnast. Hoiame pöialt, aitäh! Aitäh!